Ma küll lubasin hooaja esimeses saates, et ma siia kaamerat väga tihti ei satu, aga täna on just üks nendest kordadest, kui ma satun ja põhjus on väga lihtne. Tegemist on meil täna Volvo XC60 tutvustusega ja mina kui viimased 5 aastat Volvo omanikuna, ma arvan, et kuulun täiesti siia nagu asja juurde ja ka minu kõrval on Kairi, mitte Robert Rool, sest Robert pidi küll selle loo tegema, aga Kairi niimoodi lükkas ta nii-öelda eetrist välja ja ütles, et selle auto tutvustuse teen mina. Ja miks? No mõelge ise, kui Volvo on lubanud, et aastaks 2020 ei saa siin autos surma ega raskelt vigastada mitte ükski inimene. No millist autot te endale veel siis tahaksite? Selge on see, et Volvo on maailma turvalisem auto, on olnud seda minu meelest kogu aeg. Turvavöö muuseas mõtles ka Volvo välja, aga läheme kohe auto juurde. Me justkui oleks nagu Volvo esindussalongis, kuid praegu tunne on küll selline, nagu oleks oma kodus hästi mugav on, kuid ilusad autod on siiski siin taamal paistmas. Kus me oleme? Me oleme praegu Volvo elutoas, mis on Volvo uue kontseptsiooni järgi tehtud ala siis klientidele. Volvo XC60 on kõige turvalisem auto, mis kunagi toodetud on. See vastab tõele, et Volvo, kes leiutas ka näiteks turvavöö, tuleb välja järjest uute juhiabidega, mis siis muudavad meie liiklust turvalisemaks, mis uue XC60 puhul hõlmavad näiteks takistusest möödapõikamist, rooliabi, et siis takistuseks on Volvo jaoks teine sõiduk, jalakäija, jalgrattur, suur loom, et ühelgi teisel autotootjal ei ole nii palju selliseid lisasid peal. Lisaks sellele, et Volvo tahab väga turvalisi autosid toota, on ta väga palju mõelnud ka juhile, et lisatud on väga palju mugavusfunktsioone. See vastab samuti tõele, et tänapäeval Volvoga liikluses sõites ei pea juht praktiliselt enam mitte midagi ise tegema. Et lähitulevikus loodame Volvo poolt kuulda veel uudiseid selles valdkonnas, aga juba hetkel on uued Volvod suutelised teatud ajaperioodil täiesti iseseisvalt sõitma. Kohe me läheme selle uue Volvoga sõitma, kas on midagi sellist, mida tahaks eriti kohe välja tuua? Volvo räägib eesti keeles. Et isesõitev Volvo sõidab siis teatud ajal täiesti iseseisvalt. Ta on suuteline roolima kergemates kurvides, kergemates liiklussituatsioonides saab ta hakkama, aga kuna ta ikkagi on juhi abi, siis ei tasu seda süsteemi veel täielikult usaldada. Et ikkagi vastutab juht. Ja kui valgusfoori taga peatub eessõitev auto, siis peatub ka Volvo. Kui peatumine kestab kauem kui 3 sekundit, peab juht ise reageerima, kui vähem, siis hakkab auto ise sõitma. Mis mulle selle auto juures tohutult meeldib on see, et üks asi on see, et siin on hästi palju funktsioone, aga teisalt on kõik äärmiselt lihtsad ja äärmiselt lihtsalt kasutatavad, et ei ole seda, et mul on nii palju asju, mis auto teeb kõike, aga ma ei oska kasutada seda ja ma ei hakka näppima, et äkki läheb midagi paigast ära. Et see auto on tõeline nutiauto. Et seda tasub veel kord üle muidugi rääkida, et ärge nüüd arvake, et tegemist on kitiga, kellele ütlete, palun kitt sõida koju ja ise sõidab, et ikkagi tuleb ikka ise ka sõita. Mis selle auto juures on veel kihvt, on see, et kui te vajutate siia driver mode'i, siis panete näiteks dünaamik, siis teie auto vajub 2 sentimeetrit allapoole. Samas, näiteks kui te ikkagi olete selline rohkem off-roadi inimene, vajutate off-road ehk siis rasked teeolud ja auto tõuseb kuni 4 sentimeetrit. Ehk siis see auto liigub kokku 6 sentimeetrit. Kujutate ette, jah? Teil on põhimõtteliselt nagu linnamaastur, samas on nagu off-road ja lisaks sellele näeb see auto lihtsalt nii ilus välja. Ja kui te siia autosse istute, siis te lihtsalt tunnete, et te sulate, et keegi oleks nagu teie järgi selle istme teinud, et see on just see teie auto. Ma arvan, et ma annan sellele autole selles mõttes Kairiga ühesuguse hinnangu, et see auto on kõige ilusam auto, mis viimasel ajal on toodetud. On ta ka ülimalt innovaatiline, turvaline ja siin on kõikide asjade peale mõeldud. Kui me alati leiame ka autol mingisuguse sellise vea, siis ma pean tunnistama käsi südamele. Sellelt autot mina seda ei leia.